Nüüd vaatame, kuidas kogu see teema visuaalselt kokku võtta ja selleks oleme kutsunud teie jaoks siia Kati Orava, kes minu jaoks on taaskord avanud sellise hoopis teistsuguse maailma ja maailma, mis tegelikult on kunsti, joonistamise ja visualiseerimise maailm. Et kui tihtipeale me lapsevanematena võime mõelda, et see joonistamine, et see on selline laste asi, siis Kati murdis selle müüdi. Nii et tere tulemast, Kati! Tere! Kati, sina oled nüüd tegelikult päris pikki aastaid toimetanud visuaalse lihtsustamise suunal. Ja mina, kes ma siis olen ka lapsevanem, täiskasvanud inimene tänaseks päevaks ja suhelnud ka teiste täiskasvanud inimestega, siis mis sa räägid? Me peame siin joonistama hakkama. Midagi kuskil koos põrandal rullima ennast lapsega joonistama. Et räägi, miks see tegelikult siis on selline müüt, et täiskasvanu ei oska joonistada? Jaa, ma kõigepealt tahaks sult vastu küsida, et miks sa arvad, et sa tahaksid joonistada ise? No mina, kes ma olen olnud pikalt 7 aastat siis lapsevanem ja olnud ka siis töötaja ettevõtetes, ka ettevõtja, siis ma olen aru saanud sellest, et ma olen üsna visuaalset tüüpi inimene. Et mulle meeldib, kui mul on ees mingisugune mudel, mulle meeldib, kui on ees mingisugune piltlik selline näide. Et seepärast mulle see selline visualiseerimise, kunsti joonistamise pool siis endale sobib. Ja praegu sa ütlesid, et sulle meeldiks, kui keegi on valmis teinud ja siis need on sinu ees ja tegelikult see tung enda sees, et tahaks ka ise niimoodi teha. Ja kui sa ütlesid küsimusena, et lapsevanemana, et miks ma peaksin, siis ütleme, et tegelikult pigem seda me endalt ei küsigi, miks me peaks lapsega kodus joonistama. Me joonistamegi. Laps ütleb, et joonista mulle lammast või joonista autot ja siis sa teed seda. Ise võib-olla natuke naerad ja laps naerab ka kaasa või laps arvabki, et sa oled kõige parem joonistaja, sest et tema näeb tegelikult selle idee taha. Tema ei vaata neid detaile. Aga teine asi on tegelikult ju joonistada tööalaselt, mis on üha populaarsemaks saanud ja samas joonistada ka iseenda vaimse tervise jaoks ja enda plaanide tegemiseks ja elluviimiseks. Kati, sa ütlesid siin, vabandust, et ma segan sellise huvitava asja vahele, joonistada enda vaimse tervise jaoks. Mida see tähendab? No ma arvan, et me kõik teame, et joonistamine on väga rahustav. Mingi hetk just tulid hästi moodi kõik need mandalad, mida hakati värvima. Ehk siis võib-olla mitte see joonistamine ise, aga see akt teha midagi oma käega, et mu käsi siis hakkab tegema seda liigutust ja siis samas ta toob sellist rahu nagu justkui minu meeltesse. Ja vaat see tuleb sealt, et joonistamise uurijad ütlevadki, et kui laps hakkab siis joonistama seal 2-3 aastaselt, millal tal see kätte antakse paberpliiats, siis esimesena ta tunnebki rõõmu sellest tegevusest. See on tema jaoks jube äge siuke eneseväljendus ja vaat siis alles teisena kuskil seal 5-aastaselt tuleb juurde see, et ta hakkab aru saama, et ta saab midagi luua, mida teised saavad aru, et oma mõttemaailma hakata väljendama. Ja vaat see ongi see, et ühelt poolt siis täiskasvanule ka see joonistamine on siis see, et ma ühelt poolt saan ennast rahustada, teha seda tegevust, mis lapsena on mulle nii meeldinud, toob mulle neid mõnusaid emotsioone, aga teisalt juba mul täiskasvanuna tuleb sinna juurde see aspekt, et ma joonistan ikkagi siis teadlikult midagi siit peast välja. Ehk siis see mõiste joonistamine, tahaks seda ka võib-olla natuke selgitada, et miks mina pigem kasutan siis sõna ongi visuaalne lihtsustamine, ma kasutan ka pliiatsiga mõtlemine, teadlik ritseldamine ja viimasel ajal siis ütlen ka sellist asja nagu ebatäiusliku joone maagia. Sest just nimelt täiskasvanuna see julgus tõmmata see ebatäiuslik joon ja sellest midagi looma hakata, ilma et sa mõtleksid, et sa pead ilusat pilti tegema, siis sealt hakkab see maagia tekkima. Ja vaat see ongi see erinevus, et kui me mõtleme, toon tervisespordi paralleeli, kui me mõtleme tervisespordile,
et kõik teavad, et tegelikult me peame, et enda keha korras hoida, peame ennast liigutama, kõndima, midagi sellist tegema. aga mõni teeb seda sporti enda jaoks niivõrd hästi, et ta siis lõpuks on siin kuskil olümpiamängudel, esindab riiki, väga uhke tunne on ja et see on tema elu. Joonistamisega millegipärast arvatakse niimoodi, et see on kunst ja joonistamine on siin sees. Et kunst on midagi sellist suurt ja ülemat ja siis mina ei oska joonistada ja siis ma kunsti ei tee. Aga kui me mõtleks nii, et see on joonistamine ja mõni lihtsalt, et joonistamine on meie kõigi oskus, et olla vaimselt terve, meie kõigi peaks olema midagi, mis me kõik teeme nagu tervisesport, aga mõni teeb siis seda rohkem ja tema siis maalib neid uhkeid pilte ja siin räägin maalikunstist, et võib-olla arhitektuurid, igast asjad, aga just selle koha pealt. Ja see tähendab seda, et joonistamine peaks olema midagi lihtsat ja mõistetavat, ehk järelikult ma ei joonista ilusa pildi saamiseks, vaid kuidagi see saab olla tehnikana. Ja vaat see ongi see ametlik nimetus, visuaalne lihtsustamine, graafiline lihtsustamine, ehk siis ma hakkan visuaalselt mingeid asju lihtsustama. Kui me räägime täna ka siin sellisest omavahelisest suhtlusest ja just ka nendest komponentidest, et võib-olla täiskasvanud on väga erineva taustaga ja erinevate hirmudega oleme me kõik ju. Ja kui tekibki see hirm, et ma ei oska joonistada, äkki ma olen lapsest halvem või et laps hakkab mind matkima, mul tuleb ilusam, laps tunneb ennast halvasti, et näed, et sina joonistad ilusti, mina ei oska, eks. Ja sealt tekivad need suhteteemad. Kuidas sa seda suunda kommenteeriksid või mida sa siia võib-olla jagaksid, et kuidas seda hirmu või seda emma-kumma parem olemise faktorit siis tooksid lähemale, et lapsevanem saaks reaalselt seda kasutada, et ei tekiks neid momente? Jaa, ma jagan siin enda loo. Kui see oli aastal 2014, mul oli kodus 2,5-aastane poeg ja 1,5-aastane poeg. Ja olles kaasava juhtimise teemadega tegeleja, selle koolitaja, sattusin ise sellisele koolitusele nagu visuaalne lihtsustamine. Ja ma läksin sinna tegelikult mingis mõttes süda värises sees ja mõtlesin, ma lähen kiusu pärast, et ma näitan neile koolitajatele, et mind ei ole võimalik joonistama panna. Ja mõtlesin, et mul on seal raudselt nii piinlik ja kõik, kes arvasid must varem, et täitsa normaalne inimene, siis nüüd vaatavad, et issand, joonistada üldse ei oska. Läksin siis sinna koolitusele, meil taanlased tulid Viljandisse 2-päevane koolitus ja iga kord, kui ma käin selle platsi peal, nüüd seal oli varem vist maavalitsuse maja, ja siis ma vaatan heldinuna, et see on see koht, kus sai minu tänane elu ja elukutse alguse. Ja selgus, et kõik, kes tulid, arvasid nii ja selgus, et see on tehnika. Ja siis ma läksin koju ja esimese hooga, loomulikult mõtlesin oma peas, et kuidas ma kõik tööalaselt võiks kasutada, kui ma üks hetk julgen seda siis ka avalikumalt kasutada, sest muidugi ma hakkasin kohe hästi hoogsalt iseenda jaoks oma plaane. Aga siis ühel hommikul väljas vihma sadas, vaatasin, ei saa õue minna oma 2 väiksega, et mis ma siis teen, et tegelikult ei tahaks, et tuleb järjekordne siuke kaose päev, sest ega ma ikka tundsin mõnikord täitsa läbi kukkunud emana, et ei osanud nendega plaanida ja siis on see, et ma sellel hetkel hakkasin oma enda ettevõtet arendama, et hakata rohkem koolitajaks ja mõtlesin, et mis logod, asjad, miks ma seda teha tahan, aga nii kui ma siis võtsin arvuti lahti, ikka ju hakkad arvuti trükkima asju. Nii olid mul 2 poissi siis jala küljes nagu hagijad, sest 3. beebi on siin ja peab võitlema. Ja siis mõtlesin, et okei, aga ma õppisin selle tehnika ja ma teen nüüd ise paberil asju, aga ma proovin siis, et kuidas ma siis koos lastega saaks seda teha. Kerisin siis suure vana tapeedi tagurpidi siis kõik põranda täis, panin teipiga otstest kinni, pliiats, vildikad, markerid, tegelikult ma panin vist pliiatsid ja tavaliselt sest öeldakse, et lapsele alguses kätt arendab rohkem ikkagi see tavaline pliiats, sest vildikas on liiga pehme. Kuigi ma oma tööd teen ju rohkem vildika ja markeritega. Aga see ongi ka mu koolitustel inimesed ütlevad päeva lõpuks, et käsi on valus ja väsinud, pole harjunud neid lihaseid nii palju kasutama. Ja seal me siis olime suurel põrandal. Ja hakkasime seal siis koos joonistama ja oma mõtteid mõtlema ja loomulikult ma olin laste jaoks ka olemas, aga ma avastasin, et ma saan seal olles nende tasandil
tehes seda, mida nemad ka armastavad, hakata oma plaane ja mõtteid tegema, kasutades seda tehnikat. Ja võib-olla mul on lihtsalt sellega vedanud või on see sellest hetkest tulnudki, et mul poisid ei ole öelnud, et emme joonista meile seda või toda. No muidugi nad olid ka ainult autofännid, autot on, eks ju, hästi lihtne joonistada, kasutades seda sama visuaalset lihtsustamist, kui sa teed lihtsalt 2 ringi, ühendad nad ära ja tood siit kokku ja see on tegelikult 2-3 aastasele ideaalne auto ja läbi selle õppis ka tema hästi lihtsalt alguses autot tegema, aga järgmine samm sellest oli tema jaoks juba teine tase, mida mina siiani ei joonista. Aga mina ei õpetanud neile seda, mina hakkasin ise lihtsalt kasutama ja nemad tegid omal, sest laps oskabki. Ja siis kuidagi me kasvasime selles koos, et me kõik koos seal kritseldame täpselt nii, nagu meie seda teha oskame. Ja kuigi nad ütlevad jah siiamaani, et nende arvates mina olen kõige parem joonistaja, ehkki mina ju ei joonista sellises mõttes üldse, aga ju nad lihtsalt näevad minu seda julgust, et kui nad ütlevad, et midagi oleks vaja joonistada, siis ma ütlen, et aga vaatame, kuidas teha. Ehk siis see tehnika õpetas ka mulle seda, et sa ei pea kõike peast oskama, sa võid alati vaadata. See on huvitav see, kui inimesed midagi uut õppivad, võtame näiteks tahad surfama õppida. Ma arvan, sa ei kujuta ette niimoodi, et nüüd sõidan soojale maale, seal on surfilaud, meri on, hüppan peale ja tuleb, on ju? Sa tead, et sa pead selleks õppima. Aga joonistamisega arvatakse millegipärast, et me peaks seda peaks oskama, seda ei tohi ka kuskilt vaadata, seda pead peast oskama. Ühelt poolt see on suur kompliment joonistamisele, mis tähendab, et me arvame, et see on meie põhioskus tulnud lapsest saadik ja just nagu kirjutamine peaks oskama. Aga tegelikult sa vaatad võõrsõnu kuskilt järgi, õige kirja, asju ja samamoodi joonistamisega, kui sa võib-olla 5 või 7 aastaselt lõpetasid joonistamise, siis kuidas sa 37, 45, 60 aastaselt peaks seda peast oskama. Ehk siis ka see, et kui sa lastega seal koos joonistad, nad küsivad, kuidas midagi teha, vaadake koos, uurige selle lihtsuse taha, jätke detailid kõik välja, kuidas teha sellisena, et me näeme ära selle struktuuri. Laps õpib juba sealt, aga ikkagi mina ei ole siis selles mõttes see, kes õpetab joonistamist. Eks seda võrdlust ikka võib tulla. Mul ka lapsed nüüd koolist tulevad vahel, ütlevad, et keegi joonistas kunstitunnis ühtemoodi või teistmoodi ja mina siis tõmban kohe sinna ja ütlengi, et aga kui sa ise peaksid lihtsalt mõtlemiseks, plaanimiseks, et kuidas siis ja siis ta tunneb, et jaa, et seal me oleme kõik võrdsed. Et seda võiks rohkem lubada teha. Aga kuidas sa märkasid selle protsessi käigus, et see mõjutas teie vaheliste suhet? No kindlasti sellega mõjutaski, et ma olin juba palju parem ema, kuna esiteks ma olin saanud tehnika, et iseenda mõtted ja ideed saada enda peast välja. Sest see ongi see viis, ma keeran siit korra, tõusen korra püsti, keeran siit, näitan korraks, kuidas mina siis neid mõtteid peast välja saan, et üks variant on sellisena, kui ma panen ennast siia keskele ja hakkan neid mõtteid siis välja joonistama, tuues erinevaid elemente, kas siis rääkides, kas ma midagi mõtlen, milleski räägin, olen mingis olukorras või on mul mingisugused ideed peas, millest ma tahaksin pikemalt mõelda, ehk siis teen omal sellist selektsiooni ja teen selliseid mõttekaarte. Teine, mis on minu kõige suurem fännkoht kohal ja mis ma ka näen, et tegelikult on ahaa-moment alati, kui ma inimestega kohtun, on see, et ma saan tegelikult luua hoopis ka selliseid eesmärgipilte, kus kas või ka see, et räägin, näiteks lapsega on see, et ma olen siin praegu kurb, siin on see päike, kus ma tahaksin olla rõõmus ja nüüd, mis meil siis täna selleks teha oleks vaja, et me saaksime rõõmsaks ehk need samad eesmärgipildid, ma olen täna siin seal, et sain julguse joonistada neid lihtsaid elemente, millega hakata siis selliseid mõttekaarte ja teekonnakaarte looma. Ja vaat see oli see, kus me hakkasime üksteist paremini mõistma, me saime teha plaane sellisena. Näiteks oli üks laupäev meil. Olin üksinda kodus lastega ja kaos jälle hommikul. Ja lasteaiapäeval on tore, siis on ju see, kõik on paigas, eks ju, kuidas teha. Ja siis järsku jälle, unustad vahel oma tööriistad ära, jälle kõll käis peas, joonistame laupäeva ülesse. Istusime kõik siis sinna laua taha ja võtsin paberi ette, et nemad annavad siis sisendit ja mina joonistan. Sellise teerajana niimoodi.
siin oli siis hommik ja seal on siis õhtu ja nemad arutasime järjest ja loomulikult said sisse kõik, mis peab, et millal söömine, magamine, et kas on kommipaus ja millal õue minna ja mõtlesin, et sai siis tehtud, hakkame siis laupäeva nii-öelda täide viima. Kus meie paberid on? Ei ole midagi, nii et emme joonistab ainult, kuigi nemad andsid sisendid. Just, ehk siis ka see, et me arvame, et me arutleme lastega, aga nad tahavad ka ise teha. Ja nemad olid ka saanud selle oskuse, et lihtsalt teha, mitte üle mõelda, minna nagu detailidest üle, eks ju. Ja võtsid oma paberid ja joonistasid oma piktogrammviisil selle laupäeva, sest niimoodi joonistades sa ei pea sinna kirjutama. Ehkki visuaalne lihtsustamine on see, ma tegin siia ka teksti koht, tegelikult on see, et öeldakse, see on pildi ja teksti ja kujundite koos kasutamine. Just see kujundid tekst, ehk siis tähenduse loomine oma mõtetele, plaanidele. Aga lastega alati ei pea, kuigi neile andis see ajendi õppida varakult seda tähemaailma, sest nad tahtsid ka märksõnu peale kirjutada. Ja nemad joonistasid oma laupäeva niimoodi, et põhimõtteliselt samad kokkulepped, aga paar väikest asja lihtsalt lisasid juurde, mida nad ei olnud osanud minuga niimoodi arutleda, aga kui nad ise hakkasid tegema, mis näitabki seda, eks ju, et nad said sellise planeerimistööriista ja samas loovus läks tööle ja nad hakkasid nägema palju laiemalt seda oma päeva ja seda oma osa selles päevas. Ja see võib-olla läheb natuke siin küsimusest välja, aga ma tahan selle ikkagi ära jagada, mis oli veel põnev. Et kui ma ütlesin, et mina neile ju ei õpetanud seda, vaid hakkasin ise tegema, nemad joonistasid oma asju, samas nad käisid minuga koolitustel kaasas, eks nad ikkagi mingis mõttes ju kuulsid, nägid, mis ma teistele inimestele õpetan. Ja üks hetk lasteaiast küsitakse, et Kati, mis te seal kodus teete? Mina ehmusin ära, normaalne kodu. Ja siis õpetaja ütleb, ei, et ma tahan lihtsalt teada, et kuidas sa joonistad nendega seal kodus, sest et kui sinu poisid peavad vaba joonistamisel, et kui ei ole see, et me õpime koos lille või liblikat tegema, mis on ju kunstitunnis on eraldi asja üldse, on ju, aga et vaba joonistamisel, neil on kogu aeg mingid kontseptsioonipildid. Mingid teerajad lähevad kuhugi, mingid sildid on kuskil, viidad näitavad kuhugile, et kogu aeg siuke mõtestatud liikumine ja siis ma sain aru, et nad olid saanud märkamatult kaasa selle mõtlemise, planeerimise tööriista. Ja siiamaani ma siis näen kodus seda, et jah, nad võivad võrrelda kunstilises mõttes, kas nad oskasid midagi joonistada nagu vaja oli. Aga kui nad peavad planeerima, oma mõtteid välja joonistama, kirjutama, siis on see tööriist ja seal neil ei ole üldse tähtsust, et siin oleks ilus, detailne, vaid nende jaoks see on maailma ilusaim pilt, sest siin on nende selgus. Mina praegu täitsa ausalt kuulan ja ma olen, vau, olles käinud sinu kodulehel ka, siis tegelikult siin hea kuulaja, siis kutsun siin ka Kati kodulehele siis piiluma, tal on seal väga palju ägedaid videosid, mis loob jälle lisaväärtuse ja lisamõtteid sellel teemal. Nii et mina olen täiesti, ütleme niimoodi, täpselt nagu vastu seina löödud, et kui lihtne asi, aga kui suure tähendusega suhte loomise osas, lapse õpetamise osas, tema eneseväljenduse osas. Vaat see eneseväljendus, ma võib-olla küsin su käest seda, et meil on olnud siin lapsevanematel küsimusi, et mu laps ei julge ennast väljendada. Kas sa saad meile avada ka seda maailma, et kuidas läbi sellise ebatäiusliku kritseldamise, lubada lapsel kritseldada, märgata seda, luua talle kohe see paber kuskile, mitte temaga võib-olla kurjustada, et julgustada teda ennast väljendama ja et ka lapse vanem siis ise, kui ka tegelikult koolis õpetaja, võtab seda tema enese väljendust kui isiksust, mitte ei hinda seda kuidagi moodi. Jah, siin võib-olla mõne vastuse osa puhul jääb mul sellest pädevusest puudu, et ei ole ma selles kunsti või sellises pedagoogilisest taustas nii tugev. Mis mina võiksin ise öelda lihtsalt oma kogemuselt ongi see, et kui sina lapsevanemana ise julged kõrval luua selliseid asju,
mitte ühtegi korda sa ei ütle, ma ei oska joonistada, sest et see ei ole tegelikult joonistamine, see on mõtlemise tööriist. Ja mida varemalt tuleb lapsele see julgus niimoodi teha, seda rutem ma arvan, et tekib tal ka see, et ka seal nii-öelda kunstimaailmas see eneseväljendus, et aga see on minu stiil. Ja mina teengi nii, sellepärast, et sedasama mehikest igaüks teeb omamoodi, sedasama alus, sedasama jutumulli ja samamoodi siis ka selles kunsti poole pealt. Ja just ikkagi see enda eeskuju, et mul õnneks ka üha rohkem lasteaedu ja koole kutsub mind endaga kohtuma ja siis ma ka alati ütlen neile, et mitte kunagi ärge ütelge ees, et oi, ma ei oska joonistada, aga ma tegin siia midagi. Enesekindlalt kritseldadki, sest sina kritseldad ju teisel eesmärgil ja tegelikult peaks julgustama samamoodi siis lapsi ka ja näiteks ütleme, siin oleks uurida kindlasti põnevalt, et mida ei ole veel mina uuringutest leidnud, ongi täpselt see sama, et kui me paneks lapsi märkmeid tegema võimalikult vara. Sest miks me arvame, et laps peab hakkama märkmeid tegema 7-8 klass, kui õpetaja vuristab selle, siis laps muutub trükimasinaks seal koolis. Laps on võimeline täiesti juba lasteaias saadik tegelikult sind kuulates panemagi asju niimoodi joonistades, kuidas tema nüüd aru saab, mis sina rääkisid. Ja oleneb nüüd seda taset ja ma arvan, et võib ka küsida, et mingil hetkel võib seda lihtsalt nippi lapsele ka õpetada. Aga ikkagi see enda julge eeskuju, siin on pikk maa minna, sest meil on väga suured nii-öelda stagmad ees, eks ju, ja kõik see nõukogude ajas, see, et koomiksid olid kuskil põranda all mingi Ameerika värke, aga tegelikult üha rohkem tuuakse haridusse koomikseid, et näidata, kui palju seda loovust ja pilti ja seda lustlikkust on võimalik tõsistesse teemadesse tuua. Et see on teine tee, mida mina vist kannan, ma arvan, see, et öelda kõigile lastevanematele ja õpetajatele, andke lastele koomiksid kätte. Kui su laps õpib lugema, minul vanem poeg õppis lugema 7-aastaselt ja kuna tema seal veeris nii soodsas olukorras kõrval, siis teine õppis 5-aastaselt ühel ajal, eks ju. Sest et teine laps oskas niivõrd olla eeskujuks, kuidas vanem kunagi ei suuda, on ju. Ja ma andsin selle 5-aastasele kohe koomiksid kätte, mitte hakanud ütlema, et nii, siin on nüüd sipsik ja siin on nüüd see. Ja ütleme, et kui ma nägin, et vanemal poisil see lugemise armastus tuli alles nüüd, kui tulevad need siuksed raamatud, Harry Potterid, mis ta lugeda tahab, et talle ka ma oleks võinud veel varem nende koomiksitega läheneda, sest noorem poeg ta armastab lugeda ja ta tahab siiamaani, ta võtab koomikseid, sest asi ei ole ju selles, et millal sa mingi tähtsa päris raamatu läbi lugesid. Et me kõik tahame lugeda vahel midagi mõnusat ja see nii-öelda viibki meid selle lugemisharjumuse juurde ja teiselt poolt ta toob selle kujundite maailma lastele. Sest et näiteks see sama jutumull, mõttemull, kui koomik siis ütleb, et rääkis midagi või sirutas käe, siis laps näebki, et see ongi seal niimoodi. Aga mis oli veel huvitav, et laps oli õppinud lugema, ta sai koomiksi, ta oskas seda lugeda, aga ta tuleb, ütleb mulle, et emme, kas sa tead, kui ta räägib, siis on ring ja kolmnurk otsas ja kui ta mõtleb, siis on pilveke. Ehk siis ma saingi aru, et nüüd peab ta ka kujundite maailma õppima, aru saama. Ja see on nüüd see, mida saaks kasutada ka siis, et ennast väljendada, sest sa ei pea, kuulates on üks asi, ma kuulan ja loon sellest mingi ilusa pildi nüüd lihtsalt, kritseldan seal mingeid suvalisi asju, siis tegelikult see aitab mul olla kohal, aitab mul olla fookuses, võib-olla mu emotsionaalsust kuidagi mõjutab, eks ju, aga tegelikult ta ei loo mulle tähendust otseselt, et mis ma selle infoga nüüd edasi teen. Aga see, kus ma kasutan ikkagi teadlikku elemente, toon märksõnu juurde, see annab selle tähenduse. Täna praegu on meil tegelikult see vaimse tervise teema üleüldse ju nii Eesti riigis kui ka mujal maailmas väga suures nii-öelda sellises fookuses. Ja mulle sinu jutu baasil tundub, et tegelikult see võiks väga palju aidata ja toetada laste vaimse tervise nii-öelda sellist osa, eks, just sellises võtmes, et näiteks teismeline, kes on võib-olla raskes olukorras, ja ta ei oska midagi teha, ta võib-olla ei julge vanemate juurde minna, aga et ta on saanud kuskilt mingisuguse sisendi just sellele joonistamise kaudu enese väljendamisele, emotsioonide väljendamisele, enda nii-öelda
nii-öelda pea, siis võib öelda paberile panemise osas on ta muutunud julgeks ja siis ta saab maha laadida justkui ja siis tal on pool muret vähem. Ja just täpselt, et kui me nüüd mõtleme seda, et päris paljud, eks ju, teevad mahalaadimiseks seda, et nad kirjutavad päevikut või võtavadki ja siis värvivad mingeid mandalaid või joonistavad mingeid asju, et see on väga hea selline mahalaadimine, samamoodi ka see päeviku kirjutamine, aga kui me hakkame sellisel viisil tegema, siis iseeneseslikult läheb loovus tööle ja hakkavad lahendused ka tekkima. Et see, kui ma ainult kirjutan, siis üks hetk võib-olla mõte läheb lahti, aga siis ongi see, et mu ees on näinud need sõnad ja vaat aju on niimoodi üles ehitatud, et see sõnamaailm on tema jaoks palju raskem. Aju tahab näha, kuna silm haarab kiiresti, siis sellepärast on meie kõigi aju on tegelikult visuaalne. Mõtleb visuaalselt, tahab infot visuaalselt, et seda mõista, et seostada. Kui ma ainult kirjutan, siis tegelikult ma ei näe sealt kohe neid tekkivaid seoseid, neid ahaa-momente. Niimoodi tehes ongi tegelikult see, et ma hakkan seda nagu märkama. Ja ma arvan, et siin on väga suur märksõna sellel nagu loovusel. Loovus nii palju aitab meie vaimse tervise heaolule kaasa, mida julgemalt me loovad oleme. Ja vaat loovus on teine asi, mida ma siis olen, mitte just uurinud, aga ütleme, kui kuskil kuulen, loen, siis tõmban neid paralleele selle enda teemaga. Ja oli üks selline hästi huvitav uuring NASA teadlaste poolt, et kuhu kaob loovus. Ja nad uurisid samu lapsi kogu selle aja vältel siis, kas oli siis kuni 15 või 15 aastaseni. Neil oli 4-5 aastaselt loovus 98%. 8-10 aastaselt juba ainult 30%, kui drastiline langus. 14-15 aastaselt 12% ja täiskasvanuna, kas seal oli toodud 30 vanus, on 2%. Et kui palju need tööriistad on, meie enda tööriistad on kadunud, et toetada meid elus. Ja vaat nad ütlevad seda, et loovus kaob sinna, et me tahame olla perfektsed ja originaalsed. Ja vaat mina ütlengi, et kui me niimoodi õpime oma mõtteid väljendama, siis siin ei ole perfektsus üldse oluline. Ma õpingi need lihtsad nipid ära, et nendega konstrueerima hakata. Jah, ma võin mingeid sümboleid hakata juurde otsima, aga siin tulebki mängu see, et kus see originaalsus, miks sa pead neid peast õppima, kui sul on huvi neid joonistada, sa vaatad kuskil ja usu mind, kui sa oled 2 korda maha joonistanud, veel joonistanud, siis tekib sulle siia see pagas ja ta on sul siin olemas ja üks hetk lähed kas või räägid perekonnaga või kolleegidega, et teate, seal oli üks Kati Orav, kes tõi sellise sõnumi välja ja teed järsku niimoodi, sest sa oskad selle asemel, et keegi kuskil midagi rääkis, on sul palju lihtsam see ära joonistada ja see märksõna siia sisse tuua. Kõik vaatavad, vau! Ma ei teadnud, et sa oled kunstitaustaga. Need on need lood, mis ma kuulnud olen. Aga tegelikult on see lihtsalt sinu pagasisse tekkinud, sest sa oled seda näinud ja see, et sa saad sellest originaalsuse ihalusest lahti. Ja samamoodi siis tõesti see perfektsionism. Ja vaat, kui me nendest lahti saame, pluss siis tegelikult öeldakse ka see võlusõna mindfulness. Ja vaat, kui sa hakkad selliseid asju juba tegema lastega ise, siis sa näedki või kolleegidega, sa näedki, kuidas te tegelikult lähetegi sellesse hetke ja te oletegi kohal, sina või teie ja see pilt ja selle loomine ja see tähenduse leidmine, see siia jõudmine lõpuks. Ja ikka selles mõttes on nii kihvt ja seepärast me ju lõime ka selle minu lapse hingeelu, selle päeviku. Ma ei tea, Kati, oled sa seda saanud sirvida ka? Käes hoida ei ole saanud. Jah, et selle sama mõte tegelikult ongi see sama, kus on see koos joonistamine ja koos mõtlemine ja koos unistamine. Et selles mõttes olen ma ikkagi väga õnnelik, et me oleme tulnud selle mõtte peale juba aastaid tagasi, kus laps ja vanem saaksid koos joonistada ja koos luua midagi sellist, kus tekib usaldus ja nii-öelda selline nii-öelda ühtne vaade, isegi tegelikult ei pea olema ühtne vaade, vaid et vaade, mida me saame arutleda, et miks sina näed nii ja miks mina näen naa. Ja et see on selline üksteise aktsepteerimine. Ma siia peale vaatan, siis kohe tekibki 3 mõtet, kuidas vanem saab ise siis lapsega koos seda joonistamist, et see ongi see, et üks variant on siis see, et
esimene pilt, mis sul tänasest meelde jäi, kuidas sa selle joonistaksid lihtsalt ühe pildiga? Lapsed on selles niivõrd andekad ja ma arvan, et nemad aitavad vanema ka veel järgi. Et ma just tegin siin algklassidega, esimesele klassile ütled, kuidas sa joonistad aeg, kuidas sa joonistad paus ja joonistavadki, eks ju, sest neil on see olemas. Või siis see, et kuidas sa joonistaksid rõõmu ja siin saabki ka need suunata võib-olla nende sõnadega, et kuidas sa täna tundsid ja kuidas sa joonistaks. Teine on see, et saaks teha mõttekaarti. Sina oled nüüd siin keskel, et näiteks, mis täna head oli ühele poole, mis täna halba oli, et sest et peab tunnustama ka seda, et kui sa ütled, oli halba, sest sa siis õpid ka läbikukkumistega toime tulema, sest kunagi ei ole ju läbikukkumisi, on õppetunnid. Võibki öelda, et mis olid need väljakutsed või õppetunnid, see sõnastuse küsimus. Ja siis tuuagi julgelt teha nende jutumullide asjadega, sest et see paneb loovuse ja mõtte tööle. Ja kolmas asi võib olla siis see, et joonistadagi siia hoopis seda, et näita, kuidas su päev täna läks ja vaat see võib olla isegi 1-5 panna lukus laps natuke rääkima. Et aitadki tal alguses, et hommikul ma nagu nägin, et sa olid natuke pahur, et kuidas sa praegu tunned ja siis joonistab ja kuidas see päev sul kulges. Ehk siis lihtsalt natukene, eks võrgid seda, aga kui koos looma hakata, siis mina usun, et võib nii mõnegi lukus lapse lahti saada. Et natuke enda lihtsalt julgus seda raamistikku tsipakene ette anda. No need mõtted olid küll väga kuldaväärt nüüd. Kati, ava meile natukene ka sellist ajumaailma, et sa oled ka ju tohutult palju lugenud, et kuidas siis ikkagi meie see aju selle visualiseerimisega nii-öelda siis kaasas käib, rääkides siin jah, et meil on selline mingisugune alateadvus ja siis on rutiinne elu ja siis on see nii-öelda justkui kodune elu ja kuidas aju sellega suhestub, mis meie sees toimub, kui me joonistame või loomegi seda ebatäiuslikku joont? Jaa. No jah, neuroteadlane ma ei ole, olen küll haridusinnovatsiooni lõpetanud Tartu Ülikoolis magistri tasemel ja minu magistritöö oligi sellest teemast, kuidas seda haridusse viia ja kuidas õpetajad juba täna seda kasutavad, mis on selle potentsiaal ja tegelikult seda ju kirjutades pidigi teoreetilises osas ikkagi ka uurima, et kui see tehnika ise, see visuaalne lihtsustamine ei ole veel uuritud, siis selle komponendid on uuritud ja aju on ju uuritud ja väga palju just seda aju visuaalsust ja kõike seda. Ja kõige lihtsamalt, kui me alguses vaatame, siis kuigi ka öeldakse, et nüüd on juba müüt see, et meil on vasak ja parem aju poolkera, aga mingid funktsioonid ju on, eks ju, ja kui ka läheneda selle ühe konverentsikülalise Taneli fännamisest raamatu vastu, et lapse ajukeskne kasvatus, siis ka mina olen seda raamatut studeerinud ja just ka selles valguses peale vaadanud ja mulle hästi nagu kõnetaski see, et kui meil on parem ja vasak aju poolkera, et siis meil ongi ju siis see, et meil on see loogika, see informatsioon ja siis meil on see loovus, pildid, see tahab detaile, see tahab suurt pilti, seda kõike me saamegi läbi selle visualiseerimise teha. Teine on jälle see, et kui me võtame aju niipidi siis, et siin all on see argipäev, nii-öelda seal on siis need köök ja elutuba ja üleval on siis kõik see katuseakendest kaugusele vaatamine, need kujutlusvõime ja need asjad. Ehk siis me võime siin opereerida igapäevaselt, me teame, et me peame aju lõimima niipidi, et oleks loovus, kõik see info, kõik oleks koos, seda komplekssem ja seda rohkem sünteesime, seostame. Aga teiselt poolt ma näen, et see ikkagi lõimib ka niipidi, sest et me võime olla sellega kogu aeg argipäevas ikkagi. Me näeme seda, me loovus, aga me jääme selle argipäeva tasemele. Aga nüüd ongi vaja see kujutlusvõime mängu tuua, julgus lastel mõelda endast rohkem, kui sa oled. Ja sellepärast ongi see, et siin läheb see tööle nii, et aju niipidi, mina ise näen, et tõestatud veel ei ole, aga võib-olla seda ei saagi sellisena tõestada, see peabki olema selline tundeküsimus. Ja teiselt poolt see tegelikult, et kui me räägime meie lühimälust, siis mis suudab ju kanda endas, kas oli mingi 7 ühikut, eks ju, korraga, et see oli see ütlus, et miks siis telefoninumbrid on 7-kohalised või oli see 6, igatahes sellepärast, et siis me suudame telefoninumbri meelde jätta. Ja kui nüüd ma mõtlen selle hetke peale, kui ma arvan, sa ise oled ka kogenud, et tunned, nii palju asju on peas, et ma lähen praegu hulluks, on ju? Siis tuleb keegi, hea inimene ütleb, pane asjad kirja. Paned asjad kirja, kas või lihtsalt niimoodi paned asjad kirja ja mõtled, vau, nii mõnus hakkas, nii kerge hakkas. Aga sellepärast, et sa said nüüd siit puhtaks siia, las paber hoiab su infot.
ja nüüd sa saad siit võtta midagi, mida hakata ära tegema. Jälle toimetama igapäevaselt oma selle lühimäluga. Ja veel parem, kui sa ei pane mitte listina lihtsalt, vaid ikkagi ka teed niimoodi, et paned selle plaani, et sa ka näed, kuhu see asi sul paigutub. Ja siis sa hakkad vahel ka küsima, et oota, aga see ei ole üldse mu eesmärgi pildile pandav asi, miks ma seda kannan nädal aega juba siin endaga ja mul ei mahu siia muud asjad. Et tegelikult ja kui veel rääkida natuke sellest, kui öeldakse õppimise suhtes, aju suhtes need asjad, et meil on õpistiilid, siis nüüd üha rohkem öeldakse hariduses, et see on müüt, et ei ole niimoodi õpistiilid, vaid mida komplekssemalt, mida rohkem asju me kaasame, kõike seda nägemine, kuulmine, kompamine, suhtlemine, koos tegemine, seda paremini me üldse kõik õpimegi. Et näiteks see, kes selle õpistiilid siis lõi, tema lihtsalt nagu, ta lõi, siis võeti tegelikult see kasutusele, õpetajad märkasid, et midagi nagu muutub, aga tegelikult seal ei ole nii palju seda tõestust on ju taga ja öeldaksegi, et pigem ongi see, et me tahame kõik ikkagi nagu näha, oma silmade ette asjad tuua, et ma võin olla auditiivne õppija, aga eesmärgistamiseks ma tahan ikkagi seda suurt pilti näha. Nii et see ei ole ka niivõrd seotud nagu ainult meelde jätmisega. Ja see on niisugune kitsaskoht, et praegu ongi võib-olla seda joonistamist hariduses uuritud liiga palju ainult meelde jätmise seisukohast. Et kui ma nüüd õpetajat kuulan, teen visuaalsemaid märkmeid, mulle jääb paremini meelde. Või see on nagu spikerdaminegi, et öeldaksegi, et spikerda ja siis tegelikult lõpuks unustad oma selle spikeri lihtsalt ära. Ja, või siis mõni õpetaja, nüüd jälle see teine pool, milleni ma jõuda tahangi, on see, et mõni õpetaja on teinud ju niimoodi, et nii, homme on kontrolltöö, ma tahan, et te kõik koostaksite spikrid. Järgmine päev lapsed tulevad kooli ja ta korjab need spikrid ära, ütleb, see ongi, siit te saategi hinde. Sest nüüd ta tegelikult näeb, kuidas nad lihtsustasid selle endale ära, kuidas nad päriselt asjast aru said. Aga seal jällegi, seal on ikkagi kirjutatud, ei ole seosed ja nüüd ma üha rohkem ka kuulen lugusi, kui õpetajad on öelnud, et nad lasevad visuaali luua sellest teemast. Öeldakse ju, kui skeemi ei oska luua, siis asjast aru ei saa. Oled nõus? Ja, täiesti nõus. Ehk et oota, kas see läheb sinna või see läheb sinna? Kas see on mul lõppsoov või on see mul vaheetapi soov, eks ju? Ja see ongi see vahe, et kas ma ainult siis kirjutan või siis ma ikkagi loon seda tähendust. Et see ei ole siis ainult meeldejätmise tööriist, vaid ikkagi see on kõik selline, et kui laps saab selle kaasa kodust vanema julgustusel, ta saab niimoodi oma isiklikku õpiteed luua, ta saab teistega koostöös teha sellist planeerimist. Käisin Hispaanias uurimas ühes koolis, kus üks kolleeg kirjutas, ma hõikasin meie grupis välja, et ma tahan teada, kas keegi on käinud koolides, kuidas te teete. Ja tema ütles, et Baskimaal meie siin San Sebastiani ühes koolis just proovisime. Et üks õpetaja ütles, et tal on vaja 4. klassis teha projekti postereid ja kui tema näitab ette posterid, et tehke poster, kõik teevad sellise postri. Eks siis ta näitas postri ette. Aga et ta tahaks, et lapsed oleks loovamad ja oleks koostöös nagu ka mängulisemad. Ja kutsuski selle visualiseerija siis lastele tegema tunniajalise selliste lihtsate nippide koolituse. Kõik said siis siukse näppamislehe endale ette ja ütles, et kõik postrid tulid erinevad, sest lapsed said nüüd lihtsalt elemendid ja nendega hakkasid seal peal mängima. Ja lisaks ta märkasid, et sealt sellest koostöö tööriistast hakkas vaikselt imbuma igapäeva õpetaja kuulates või mingeid asju paberile pannes, väike mehike tekkis kuhugi ja jutumulli sisse hoopis tuli mingi info. Ja vaat nad on ka sellised nagu triggerid peas, et see jääb nagu ka selle kaudu meelde, et see oli mingi ütlus, see oli seotud mingi inimesega, see on mingi info, mis on nii-öelda kuskil paigal, eks ju, mingid faktid näiteks. Et siin on oma loogika ikkagi taga ka ja eks loomulikult igaühel on omad mingid lemmiksümbolid mingi hetk. Sest et olgem ausad tegelikult, et inimene omandab ju suurem osa informatsiooni läbi silmade. Ütleme, et kui on ütleme selline kuulmine, nägemine, haistmine, kõik on nii-öelda tavapärane, et siis ta saabki kõik, et tekibki nii-öelda see tagurpidi pilt ja see pilt tegelikult loobki selle olukorra. Et ka see on ju tegelikult see, mis aitab paremini õpitust aru saada, paremini nii-öelda suhtlust väljendada, et sa näedki näiteks siis, näiteks laps ja vanem siis koos joonistavad, milline on meie tänane suhe. Et kuidas me läbi saame, kuidas seda joonistada näiteks?
no saakski mõelda seda, et kas me joonistame, milline on meievaheline suhe, näiteks see, et mina olen siin. Siin on näha nüüd, kuidas ma teen hästi lihtsalt O, tagurpidi U. Ja kui kaugel sina oled must? Mis sa arvad, kus sa oled praegu minust? Et kas sa oled, tahaksid siin olla? Või kas sa tunned, et sa oled siin? Või kas sa üldse tahaksid, eks ju, olla? Et võib-olla sul on see isiklik ruum on ka lapsena, vanemana selline, eks ju, et sa ei tahagi. Või oled sa kuskil siin, kus sa tahaksid olla, siis et mis sa arvad, et mis on seal meie vahel, et kas meil on siin vahel selliseid elemente või selliseid elemente, et ma ei ole niimoodi kunagi mõelnud selle peale, aga praegu, kui niimoodi mõelda, et ma saan siit isegi nippe, et mul on lapsed praegu 8 ja 10, et ühelt poolt niisugune mõnus aeg, et ma tunnen, et ei ole pubekas veel peal ja juba kuidagi saavad suuremaks, aga eks ma ikka oma peas ka mõtlen, et kuidas ma ise saaksin neid tehnikaid äkki kasutada, et vahepeal nendega natuke paremini arutleda ja see võibki see hetk olla, eks ju, et kui istud, et räägime. Jälle peab midagi rääkima. Või siis, et paned joonistada, mis ma mis lilliliplikaid joonistada, aga see ikkagi, kui on see, et me hakkame ikkagi ka, kirjutad ka neid märksõnu juurde, et mina, et näita, kus oled sina, eks ju, siis miks mitte, et näed, et oled siin, et mis su ümber on, näiteks, võib ka teha ju neid suhteringe, näiteks, eks ju, et kuidas ja praegu mõnel võib olla hea vaadata, et Kati, et mis sul siin viga, et eluaeg umbes joonistanud, siis tegelikult minu lugu on see, et ma, nagu ütlesin, läksin sellele koolitusele hinge värisedes, sest et ma sain oma elu esimese 3. klassis kunstitunnis. Ja see ei ole ainult minu lugu, eks ju. Ja sellest hetkest ma arvasin, et see pole nii väga minule, jooksen staadionil edasi, sest seal tulid esimesed kohad, eks ju. Ja kui ma siis avastasin, et see on tehnika, siis täpselt läbi nende samade kujundite, hakates neid tegema, nii primitiivsed tegelikult, eks ju, aga sa saad käe soojaks, sa saad mõtte lahti, sa saad joonistamise endale harjumuseks ja siis tekib huvi hakata ka rohkem joonistama juba neid sümboleid, sa hakkad neid rohkem märkama, selle lihtsuse taha vaatama, kuidas joonistada mingit asja hästi kiirelt ja lihtsalt. Kiirus ei olegi alati nii oluline. Ja vaat siis tekib see julgus, et lapsega koos joonistades sa ei võta seda enam kui joonistamist, kui mingit nagu tabu. Ja kui sinu jaoks on see selline lihtne, siis on ka lapse see mõttemaailma lahti saamine, ma arvan, on äkki koos lihtsam. Loomulikult see ei ole, et see ei päästa maailma, ei päästa haridust ja on ka lapsi, kellele see üldse kindlasti ei sobi. Aga ma arvan, et see on lihtsalt kasutamata ressurss ja võiks proovida. Kati, ma arvan, et need olid imelised lõpusõnad.